Iraan saab ränga kaotuse pärast seda, kui Süüria konfiskeeris 226 granaati ja Liibanon saatis lõunasse tanke. 21. juuli 2026. aasta viimastel tundidel teatas Süüria üldine piiri- ja tolliamet 226 RGC tüüpi granaadi konfiskeerimisest peamisel maismaaühendusel Damaskuse ja Beiruti vahel. Laadung oli peidetud auto salajastesse sektsioonidesse, mis suundus Liibanoni territooriumile. Kontrollpunkt asub praktiliselt Liibanoni piiri ääres. See on strateegiline läbipääs sõidukitele, kaupadele ja reisijatele, kes liiguvad kahe riigi vahel. Laadungi kinnipidamine selles punktis takistab materjali jõudmist Liibanoni teedele ja selle kiiret kadumist kohalike ladude ja kontaktide võrgustikku. Süüria tolli avaldatud fotol on näha sadu pakitud ja organiseeritud esemeid suure laua peal. 3 meest seisavad ametliku registreerimise ajal laadungi taga. Pildid näitavad, et auto oli ette valmistatud selleks, et peita lasti tavapärase kontrolli ajal. Granaadid oli paigutatud salajastesse kohtadesse sõiduki sees, mis näitab planeeritud katset ületada piiri kahtlust äratamata. Tolliamet teatas, et operatsioon on osa võitlusest salakaubandusvõrkude vastu ning püüdes tugevdada kontrolli Süüria piiride üle. Esimesed ametlikud teated ei avalikustanud selle konkreetse partii lõplikku saajat. Sellegipoolest puudutab see olukord otseselt Iraani telge. Umbes nädal tagasi peatasid Süüria võimud veel ühe saadetise, mis ületas piiri Iraagiga ja mis esialgsete uurimiste kohaselt oleks liikunud Süüria territooriumi kaudu edasi Liibanonis asuva Hezbollahani. Eelmine saadetis oli veelgi raskem. See sisaldas kaugmaa rakette, soomusmasinate vastu mõeldud juhitavaid rakette ja droone. Materjal leiti pärast seda, kui ametnikud kahtlustasid naftaveoks kasutatud sõidukit Al-Tanfi kontrollpunkti lähedal. Süüria siseministeerium teatas, et relvad oleksid üle antud Hezbollahle. See suurendab survet igale võrgustikule, mis üritab kasutada Süüriat koridorina relvastatud rühmituste varustamiseks Liibanonis. Iraani jaoks, kes toetab Hezbollaht kui oma peamist liitlast selles piirkonnas, tähendab järjestikuste saadetiste kaotamine ressursside kulutamist ilma, et materjal jõuaks sihtkohta. Kui Süüria marsruut oli blokeeritud, hakkasid soomukid ja vähemalt üks Liibanoni armee tank sisenema Zaltar al-Gharbiesse Lõuna-Liibanonis. Liikumine toimus pärast seda, kui Iisraeli väed olid osaliselt piirkonnast lahkunud ja see kujutab endast esimest suurt testi Ameerika Ühendriikide vahendatud kokkuleppele, mille eesmärk on anda need piirkonnad Liibanoni valitsuse kontrolli alla. Selles Open Source Intelli poolt kell 5 avaldatud videos on näha soomukeid. Aparecen atravessando uma área urbana samal ajal kui elanikud jälgivad vägede möödumist. Mõned tsiviilisikud hakkavad naasma, kuid Liibanoni armee palus elanikel mitte vabalt linna siseneda enne, kui sõjaväemeeskonnad on lõpetanud tänavate, majade ja maa-alade kontrollimise. Teine sama profiili poolt kell 8 avaldatud video näitab Liibanoni sõdureid Zaltar al-Garbiehis pärast Iisraeli vägede liikumist. Siil on seisvaid tsiviilautosid, ringi liiguvad sõjaväelased ja elanikud jälgivad vägede saabumist. See ei seisne ainult ühe lipu vahetamises teise vastu.
Liibanoni armee sai ülesandeks kontrollida sissepääse, otsida relvi ja takistada relvastatud rühmitustel hoonete vahel varjatult uuesti tegutseda. Plaani kohaselt võtavad Liibanoni väed üle Iisraeli poolt maha jäetud alad, eemaldavad relvad ja Hezbollah rajatised. Israel teatas, et projekt viiakse ellu etappide kaupa ning hoiatas, et reageerib jõuga, kui Hezbollah üritab tagasi tulla. Või infiltreerida võitlejaid või taastada sõjalisi positsioone vabastatud aladel. Just Seal suurendavad Liibanoni saadetud tankid Iraani poliitilist kaotust. Aastaid on Hezbollah rajanud oma kohalolekut Lõuna-Liibanonis, esitades oma vägesid kui piirkonna julgeoleku eest vastutavaid jõude. Nüüd tulevad valitsuse soomukid just selleks, et asendada see struktuur ja takistada rühmitusel relvastatud kontrolli säilitamast külade ja teede üle. Kaadrid näitavad ka suuri suitsusambaid Tebinitis ja Meis al-Jabalis. Need näitavad, et Liibanoni armee sisenemine toimub endiselt ebastabiilses piirkonnas, kus Iisrael jälgib jätkuvalt võimalikke Hezbollah liikumisi. Zaltar al-Garbiyeh kannatas lahingute ajal tõsise hävingu all. Linnapea kinnitas, et üle poole asulast on hävitatud ja ülejäänud majad on tõsiselt kahjustatud. Piipalun. Sõjaväe inseneride meeskonnad sisenesid, et leida lõhkemata laskemoona, enne kui lubatakse elanikel püsivalt tagasi pöörduda. Operatsioon edenes ka Liibanoni presidendi Joseph Aouni Washingtoni visiidi ajal. Aounil oli selleks teisipäevaks kokku lepitud kohtumine presidendi Donald Trumpiga, et arutada Iisraeli vägede lahkumist ja Liibanoni armee tugevdamist. Marco Rubio ütles, et Liibanonis saab rahu olla alles siis, kui Hezbollah probleem on lahendatud ja kui valitsus on ainus relvastatud jõud riigis. Nüüd avaldatakse survet mõlemal pool piiri. Süüria sulgeb salakauba veoks kasutatud ülekäigud, konfiskeerib peidetud kaubad ja takistab relvade jõudmist Liibanoni. Lõuna-Liibanonis hõivavad valitsuse tankid ja sõdurid piirkondi, kus Hezbollahil oli varem sõjaline mõju. Iga kaotatud saadetis ja iga tee, mille ametlikud jõud üle võtavad, vähendab Iraani projekti võimalusi liikuda, relvi peita ja oma positsioone taastada. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt, kasutades ekraanil kuvatavat Pixi võtit. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata.